Tere õhtust, kallid Mulgimaa lugude kuulajad jälle. Täna on meil 31. märts aasta 2021. Oleme jälle kogunenud, et kuulata uusi põnevaid lugusi. Ja tänaseks teemaks on Barclay de Tolly ja seda teemat avab meil Siim Kabrits. Nii et ole hea, hakka rääkima ja me hakkame hullult küsima. Nii, kuulame kõik. Jaanika ja mul on au nagu kõiki tervitada ja sellise põneva ja hästi väärika isiku nagu Barclay de Tolly rolli tutvustamisel. Kes oli see mees, et kes on Mulgimaale siis maetud ja mis on tema roll ajaloos? Siim, võib-olla natuke kõvemini või kas mina ei kuule või midagi hästi vaikselt on? Nii, et võib-olla paari sõnaga endast, et mis on minu enda seos ja kuidas Barclay de Tolly, et olen ise pärit Tõrvast ja minu enda ema oli ajalooõpetaja ja mu enda vanaema oli ka Haapsalu Läänemaa muuseumi direktriss, et selle tõttu just see ajaloo osa mu enda lapsepõlves väga suurt rolli mänginud ja alati, kui külalised tulid Tõrvasse, siis üks kohustuslik objekt oli Barclay de Tolly mausoleum. Ehk ma olen tegelikult ise käinud seal, ma arvan, oma elus 50 korda kindlasti, kui mitte rohkem. Ja läbi just vanemate ja vanavanemate pilgu läbi, et ka selline ajaloo lahti tõlgendamine, et mis see Barclay de Tolly, kes ta oli ja mis on tema siis selline suurus. Lisaks 2014, et kui ma olin ise Riigikogu liige, siis möödus täpselt 200 aastat, kui Pariisi vallutamisest, kui Barclay de Tolly oli liitlasvägede juht ja ma otsustasin, et kuna ma enamik tuttavaid ja sõpru Barclay de Tollyst ei tea, et ma teeks ühe sellise ajalooürituse. Ja täpselt siis märtsikuus oligi vist ka, kui ma eksi 31. märts ja 2014 toimus ajaloomuuseumis üks selline Barclay de Tolly ajalooüritus ja meil selline juhtus nii, et Jüri Kotsinev, kes on tuntud ajaloolane, rääkis siis Barclay de Tolly poole pealt ja esines Liisa Bagratjoni, kes on teise suure väejuhi lapselaps, kes on üks Gruusia tuntumaid ooperilauljaid. Et oli selline ajalookultuuri üritus ja peale seda üritust kõik said aru, et meil on vaja sellist ajalookultuuri klubi enda jaoks. Tekkis Barclay de Tolly sõprade klubi, mis on täna juba 7 aastat toimunud ja läbi selle me oleme ise ka väga palju ajaloost teada saanud ja ka siis natuke aitanud kaasa ka sellise ajaloo tutvustamisel, aitanud kaasa ka näiteks mausoleumi siis korda tegemisel ja just ka Eesti ajaloos suurte isikute väljatoomisel. Et kui natuke Barclay de Tollyst rääkida, siis tema suurusest on üks Eesti suursaadik. Eestiga seotud suursaadik ütles, et kui ajaloo suurele isikule Napoleonile, kes on maetud siis Pariisi kesklinna ja miljonid inimesed käivad teda iga päev vaatamas, et selline tema alistaja Barclay de Tolly on peidetud Mulgimaale metsade keskele. Et kui ma ise ka hästi palju ettevõtluse raames reisisin, siis ma küsisin, kui palju näiteks hiinlased või jaapanlased või inimesed USA-st teavad Euroopa ajaloost, siis ega peale Columbuse, Napoleoni ja võib-olla Hitleri, Stalini ja teise maailmasõja ja Prantsuse revolutsiooni, et ega väga palju ei teata. Aga kui öelda, et Napoleoni alistaja, Napoleon, kes ka oli ju tegelikult Prantsuse riigi ajaloo üks kõige suuremaid kujusid, et kogu see Prantsuse ajalugu tiirleb ümber Napoleoni ja tema alistaja on siia Mulgimaale maetud. Et ma arvan, et see on väga-väga suur märk, et kui üldse ka Eesti ajaloolased on rääkinud, et kes on siis isikutest, sõjaajaloo isikutest, kes on ajaloo kõige suuremaid isikud, kes on Eestiga seotud, on kindlasti Barclay de Tolly. Et tihti on nagu see, et kui Mulgimaal või üldse Eestis nagu käies ja ring küsides, et ega inimesed ei taju seda suurust, et kes on see isik ja ei taju seda rolli, et
mis on siis, et arvatakse, et Barclay de Tolly siis ei olnud eestlane ja et täpselt ei saada aru, aga kui me mõtleme seda perioodi, et mis aastal või mis aastal Barclay de Tolly elas, et täpselt sünniaega ei teata, et 6 aastat on see sünniaeg on nagu kõikunud, et see on siis 1755 kuni 1761, et selles ajavahemikus see sünnikoht on ka vaieldav. Ehk on öeldud, et Pajumõisas Valga lähedal sündis või siis Riias sündis või on ka Leedus. Ehk 3 sellist võimalikku sünnikohta, aga surmadaatum on teada 1818 ehk tegevus toimus 19. sajand. Ja sellel ajal oli Eestis päris orjus ja kogu see periood, et kui me võtame, et teeniti tsaari, et oli tsaari teenimine, selliseid rahvusi ei olnud, oli mõisnike aeg ja et kui mõelda ka sellele, kes oli siis tsaarid, et enamasti ju sellel ajal, kui Barclay de Tolly sündis, Katariina teine, et Katariina teise taust oli, ta oli puhas sakslanna. Katariina esimese tausta osas on täna vaidlused, et kas ta oli eestlanne või oli siis lätlanna või leedukas, et selle üle nagu ajaloos on vaidlused, aga kui võtame ka Aleksander Esimene või enamik tsaaret, öeldakse, et oli ju saksa päritolu. Kui võtame ka näiteks õukonna keele, et õukonna salongi keel, õukonna keel oli prantsuse keel ja kindralstaabi keel oli siis saksa keel. Ehk et teeniti tsaari ja sellist otseselt rahvusi nagu sellel hetkel seda ei rõhutatud. Oota, mul on küsimus nüüd ka. Jaa, sa ütlesid, et meil oli tsaari aeg sellel ajal ja oli ka mõisnike aeg, et kas kõik mõisnikud kuulusid tsaari nagu alla kuidagi või olid ikkagi omaette ka nagu Balti-Saksa mõisnikud? Olid ka tsaari all siis või? Balti-Saksa mõisnikud olid selline eraldi seisus, et nad olid nagu püüdsid olla nagu kõrgemad, et haritumad. Nad olid rohkem integreeritud Euroopasse, vene aadlikud aga muidugi, et eks see aadlike selline teenimine, et see oli auasi, et nad teenisid tsaari, enamik siis aadlikest olid ohvitserid, et mis oli ka võib-olla Napoleoni ja siis Vene tsaariarmee erinevus oli see, et ohvitserid olid enamasti ainult siis aadlikud, et talupoegadel ohvitseride seisusesse tõusmine oli võimatu. Jah. Ühe korra siis veel, et Balti-Saksa mõisnikud ei kuulunud kõik nagu sinna aadlikke või sinna tsaari alla, no olid ka nagu oma või ikkagi olid tsaari käsku täitma? No eks seal ikka, et ta oli valitseja, see oli valitseja käsk oli ülem, aga otseselt kõik ei teeninud, et oli õukonna ümber ja ka kõik ei olnud sõjaväes. Et kui me võtame Napoleoni vastu võitles 350 Balti-Saksa päritolu aadlikku, kes siit piirkonnast on, et see on päris suur arv, aga mitte ka kõik. Ja aadlikel oli see privileeg, et nad said ju Euroopas, käisid koolis, ülikoolides, nad reisisid ja nad teenisid näiteks ka väga paljud Balti-Saksa aadlikud, nad ei olnud ju Vene tsaari teenistuses, aga oli ka teiste siis keisrite nagu teenistuses Austria, Ungari või Rootsi või monarhide teenistuses oldi laiemat, mitte ainult siis Vene tsaari. Aga Eestimaal elavad Balti-Saksa mõistlikud olid ikkagi nagu Vene tsaari all, mitte sinna Itaalia või kuskil Itaalia Balti-Saksa olid Itaalia või? Sõltuvalt, kuidas nagu teeniti, näiteks ega toome näite, et Barclay de Tolly juured on ju Šotimaalt, et Šoti siis aadlikud tulid teenima Vene tsaari. Et see on ka, et käidi nii aadlikud käisid teenimas erinevaid monarhe üle siis Euroopa, et ei olnud nagu alati, et ühe piirkonna tsaarid, kes parema pakkumise tegi ja väga palju siis oli Peeter Esimene, kes meelitas ju topeltpalgaga või kõrgema tasuga siis Euroopas selliseid erinevaid aadlikke enda teenistusse, et tõsta seda harituse taset. Et nagu Peeter Esimese seisukoht oli see, et mida rohkem haritud, mida rohkem see riik on avatud,
seda kiiremini areneb, seda edukam see riik on. Ja sellepärast oli üks suund oli avatusele, samamoodi ka Katariina II, kes siis tegid selle jaoks kõik, et neid andekaid ja haritud inimesi meelitada, et nagu nende seisukoht on, et kui riik muutub suletuks, siis eriti väikse riigile tähendab see lõppu. Ja selle tõttu oli väga palju siis Balti sakslasi teenisid Vene tsaari ja teiseks on ka see, et sellel ajal ju pealinn oli Peterburg. Et Peterburg 100 aastat oli Peterburi siis pealinna nagu ajalugu. Peterburg ehitati ülesse ja Balti sakslastel oli hea lihtne oli siis ka siit Eestimaalt käia. Eestimaa oli jagatud siis Liivimaaks ja Eestimaa kubermanguks. Ja väga paljud siis Balti sakslased käisid ja teenisid siis Peterburis. Ja samuti ka siis ka Vene tsaari armees, et väga palju siis ohvitsere ja kindral Weltmarschaleid oli Balti-Saksa päritolu. Nii, aga lähme siis edasi. Barclay de Tolly sündis, kasvas mingis peres kuskil, et kuidas ta nagu kasvas siis? Tema kasvu siis kasvas, vanemad surid tal suhteliselt, kui ta oli suhteliselt noor ja tema siis kasvataja oli tema siis tädimees, kes oli sõjaväelane Peterburis. Ja alati oli nagu sõjaväelaste peredes siis eks see sõjaväelood ja teenistuskaaslased ja need olid suureks eeskujuks. Ehk tema lapsepõlv kujundus väga palju tema siis tädimehe nagu sõjaväelase lugu ja taust ja kuna siis tema siis kasvas erinevates kohtades, et talle Eestimaal oli siis erinevad mõisad, olid Killingi-Nõmme lähedal üks Laiksaare mõis, siis samamoodi kasuvanematel oli Suure Jaani lähedal oli Inge mõis, et kus ta kasvas, kus olid ta lapsepõlv ja veits lapsepõlve ja tänu sellel kasvuperioodile, mis on huvitav asi, mida tihti ka ei teata, et väga paljud ju Balti sakslased rääkisid ka eesti keelt. Et kuna nende lapsehoidjad olid eestlased ja nad käisid ka, need mängukaaslased olid tihti Eesti päritolu, et see eesti keele oskus oli selline asi, mida on ajaloos on püütud siis kas siis välja kirjutada või mida tihti teata. Ja ka sõjakäikudel oli hästi oluline oli näiteks, et eesti keel oli selline salakeel. Et väga palju oli, et kui mängis rollisid teated, et adjutandid ju viisid teateid ja kui see näiteks adjutant vaenlase luure poolt kinni võeti, et siis oli väga suur info nagu läks ju kaotsi. Ja siis teadete puhul, et kui need teated anti ja seal oli näiteks omavahel Balti-Saksa päritolu, siis ohvitserid suhtlesid, et siis oli selline salakeel oli eesti keel ja seda nagu vaenlane ei osanud seda, nagu ei saanud sellest aru. Ja ka tihti ka on selline legend, et siis staabis, kindralstaabis Barclay de Tolly rääkis siis oma adjutantidega ja teiste ohvitseridega, kes siit piirkonnast olid pärit, et eesti keelt. Palju neid siis oli? Ma ei tea, 10, 200? Erinevatel perioodidel, eks seal olid erinevad ohvitserid, aga nagu mainisin, kõige nagu tipphetkel üle 350 Balti-Saksa siis päritolu ohvitseri teenis seda Napoleoni vastast võitlust Vene tsaari armees. Mul on ka üks küsimus. Ja. Kus see nimi üldse on tulnud? Et ta siuke Barclay de Tolly nagu, et kas see on vanematest tulnud või? See on vanematest ja see on Šoti päritolu, et Šoti aadlike nimi. Et kui see tema vanaisa siis kolisid Riiga, et tema siis esiisadest on üks Riia linnapeadest ja siis Šoti aadlikud, kes siis rändasid ringi ja teenisid erinevad saare. Ja et nagu ma mainisin, et see oli tollel ajal oli tavaks, aga nad jäid paikseks ja siis muutusid Balti-saksastusid, et Balti-sakslased olid selline staatus või selline, kuidas ma ütlen, et see saksa keel ja see oli selline staatus, et see oli siin koha peal. Nimest veel küsides, et Barclay on nagu eesnimi?
Barclay on eesnimi ja De Tolli on siis perekonnanimi. Barclay de Tolli, jah, selline, ütleme, et väga kõlav nimi. Siis kui veel, ütleme, et Barclay de Tolli puhul rääkida, et siis kuna tal toodis seda Balti-Saksa päritolu, siis on Nõukogude ajaloo kirjanduses on teda püütud välja kirjutada, et just tema rolli kas ümber kirjutada või välja kirjutada, et nagu ajaloos öeldakse, et võitjad kirjutavad ajaloo ja suure vene šovinismi puhul on püütud teda siis ka ajaloos siis tema rolli nagu oluliselt vähendada, aga siis on mitmed sellised suured venelased, näiteks nagu Aleksander Puškin, suur luuletaja, on öelnud, et isegi venelased ei suuda Barclay de Tollit oma ajaloost välja kirjutada, et ta on ikka nii suured teened kogu Venemaa päästmisel, tsaari Venemaa päästmisel, et isegi venelast ei suuda välja kirjutada. Ja Aleksander Puškin on teinud ühe kuulsama luuletuse nimi on Väejuht ja see on Barclay de Tollist. Et see näitab ka seda suurust. Aga muidugi, et eks eriti Stalini ajal on just toodud sellist nime nagu Kutuzovit, et Kutuzovi rolli ja et Kutuzov oli Barclay de Tollist üle, aga sellised neutraalsed ajaloolased on jälle toonud siis Barclay de Tolli siis rolli esile. Kui rääkida Barclay de Tollist, et siis tema suurusest, et ta ei olnud ainult Vene tsaariarmee juht, ta oli ju tegelikult nii Preisi kui Austria-Ungari ehk liitlasvägede juht. Et sellised inimesi, kes oleks sellise suure armee juht olnud, et neid tegelikult Eesti ajaloos ei olegi. Et võib-olla ajaloomärkidest, et Eestis on kombeks, et ega me ju väga suurtest nagu ajaloomärkidest väga ei räägita, suurtest isikutest, kuigi meil on tegelikult neid terve rida, et Barclay de Tolli kõrvale ma tooks väga suured maatavastajad, võtame Bellinghauseni või Frangeli või Krusensterni või neid on väga palju selliseid samamoodi, kes on Balti-Saksa päritolu, kes teenisid tsaari, aga kes on väga suure nagu nimega või erinevad siis võtame ka Valgamaalt pärit Bergid, et sellised väga suuri nimest maailma mõistes, et neid on terve rida. Et kui teised riigid siis püüavad võimalikult palju oma ajalooga siduda, siis meil on olnud, võib-olla me ei oska seda rolli välja tuua, et mis on nende, et kuidas meie piirkonna ajalukku nagu võiks sobituda. Et ka leedulased on Barclay de Tolli kohta ütlenud, et ta on leedukas, et ta on täiesti leedukas ja lätlased on öelnud, et lätlane. Et siis on selline ajaloovõitlus käib. Võib-olla mehe suurust on öeldakse, et ajaloos näitab temale pühendatud ausammaste asukoht. Et kui võtta, et kõige rohkem teatakse, et on Tartus, Tartu kesklinnas esimene ausammas, et Barclay platsi peal kohe Raekoja lähedal, siis on samamoodi Riia kesklinnas kohe Vabadussamba juures selle hotell Latvia ees pargis, et on ka kesksel kohal või siis on Peterburis Kaasani väljakul. Et kohe Kutuzovi kõrval Kaasani katedraali ees, et need on kohe nagu kesksed metropolid, et Riia ja Peterburg. Samuti on siis Preisimaal, kus ta suri, et tänases Kaliningradi oblastis samamoodi on olnud Moskvas tausammas, et kui mõelda nagu siis, et kuidas siis Barclay de Tolli Mulgimaaga on seotud olnud, et Barclay de Tolli siis teenis, esimene teenistuskoht oli Viljandi. Et ta teenis siis Viljandis, oli Pihkva karabineeride polgu Viljandi üksus, esimene teenistuskoht oli Viljandis. Ja Viljandis oli Barclay de Tolli auks, oli siis ka üks kool nimetatud, 4-klassiline kool siis vana suure turu ees, mida täna nagu ei ole. Samuti siis on Mulgimaal võib-olla seotud koht on Tarvastu, kus siis Tarvastu kirikus toimus Barclay de Tolli laulatus. Ja ka on maetud siis Barclay de Tolli esimesed lapsed, kaksikud, kes siis elasid küll 3 päeva, aga Tartu
kalmistule on siis ka maetud, et Tarvast on ka selline Barclayde tolliga seotud koht. Siis see Jõgevestele, kus on täna mausoleum, on kuulus Barclayde tolli naisele, et oma siis elu lõpupoole ta seal veetis aega, kuigi mitte väga palju ja tal see mausoleum asub kohas, kus siis talle meeldis jalutada, et see rajatud siis sellisesse kenasse kohta ja kui oli teise maailmasõja ajal toimusid rindelahingud, et kogu Pikasillast Jõgevesteni oli väga suur rinne, et ühelt poolt Nõukogude armee tuli peale ja teiselt poolt siis sakslased pidasid kaitselahinguid, siis oli üks kokkulepe, et seda kilomeetrist lõiku mõlemad pooled ei pommita. Et see oli selline pommitamisvaba nagu tsoon, kuna mõlema jaoks oli ta kangelane. Et selline kahe rindejoone nagu kokkulepe, mida tavaliselt ajaloos ei sünni. Kuule, aga läheks nüüd natuke sealt, vaatame nagu algused lapsepõlv, ta sündis, ta rändas erinevates mõisatest, oli lapsehoidjate hoida, rääkis päris palju eesti keelt. Kus ta selle haridu või kus ta siis edasi nagu läks? Haridus, nagu sõjaväelasel ikka, et teenistus on erinevates sõjaväepolkudes, et siis eelkõige siin siis Eestimaal või siis Pihkva või Peterburi juures ja ka sõjaväeline haridus on erinevates siis Peterburiga seotud siis akadeemiates, kus ta järjest teenis ja tema tõus hakkas siis nii pihta, et kõige rohkem nagu ta kuulsust tõi, kui tsaari Vene armee siis vallutas Soomet. Ja see oli 1790. aastatel hakkas see pihta ja Vene-Rootsi sõda ja siis tema üks kõige kuulsamaid trikke oli, et ta talvel läks üle Botnia lahe siis oma armeega ja tegi üllatusrünnaku siis Umeå linna. Ja rootslased peale seda andsid alla. Et selline jää, et kogu armeega minna üle jää, et see on väga riskantne, et sõda tavaliselt peeti ju suvel, et keegi väga talvel ei sõdinud. Nüüd veel nendest sõjakoolidest, ma vaatan, et oli, kui see Soome sõda oli mingi 30-aastane, et kas ta pidi selle eest maksma või see oli kuidagi riigi tsaari kulul siis, et kas nad elasid hästi seal nagu tsaari sõjaväedes, anti süüa, riided ümber, et kuidas see nagu emotsioonid seal olid? Sõjaväeteenistuses ikka, et eks ju riik peab armeed üleval, et see on loomulik, aga ega muidugi, et tsaari teenimisega väga palju raha ei teenita. Muidugi Napoleoni vastases sõjas oli küll väga paljud, siis väga mitmed baltisaksa suguvõsad said väga rikkaks. Aga nad said hoopis teistmoodi nagu rikkaks, et hea näide on Hiiumaa tuntud Urgen Sternbergide suguvõsa, et seal nad varustasid armeed viinaga. Ja siis müüdi tsaari Vene armeele viina ja need viina siis varustuskoormad, mis sinna viisid, et sealt tuli ka tagasi röövitud varandus. Et seda siis, peale seda siis Napoleoni sõdasid, et teeniti nii palju raha, et osteti, kui ma ei eksi, siis oli ligi 30 mõisa. Mitte Hiiumaal, see oli üle Eesti, et ikkagi Hiiumaa rohkem, et ka Hiiumaal. Et see väga suure jõukuse teenisid. Et näiteks oli Napoleoni maršalitel oli antud siis sõdades siis võimalus varastada, et läbi varguste ja röövimiste teenisid väga suure varanduse. Et see motiveeris. Varguste röövimise ootamise. Ja, et sõjakäikude ajal oli ju toimus varanduse ümberjagamine, et kõik, mis teele jäi, ju rööviti. Et see oli kole aeg, aga see oli võimalus teha karjääri, võimalus saada varanduslikult jõukaks ja nii toimus varanduse ümberjagamine, et sõda oli üks suuremaid varanduse ümberjagamisi. Et ka miks on, kui nüüd ütleme vaikselt liikuda sinna Napoleoni vastasesse sõja, et siis Napoleon otsustas 1812, et ta
ründab Tsaari Venemaad ja selle jaoks siis juba ütleme, seda oli varasemalt nagu oli ette näha, et see konflikt paisub, et Napoleoni roll järjest tõusis Euroopas ja ta oli andekas väejuht, ta oli hästi treenitud sõjaväega ja hästi motiveeritud sõjaväega ja kõik kartsid teda. Ja siis ta otsustas kättemaksuks, et kuna Napoleon korraldas siis esimese Brexiti, et ta korraldas kontinentaalblokaadi Inglismaale. Inglismaa, mis oli sellel ajal üks jõukamaid riike, ta oli mereriik, ta oli kaubandusriik ja Napoleon tahtis, et Inglismaa Euroopas siis ei kaupleks, et kauplemisõigused tahtis ära piirata, aga Venemaa oli harjunud Inglismaaga kaubavahetuses olema ja ei tahtnud sellest nagu kuulda võtta ja siis toimus selline konflikt järjest nagu ägenes ja 1812 siis otsustati, et kättemaksuks siis Napoleon liigub siis ründab Venemaad. Enne seda oli ta siis alistanud Preisimaa ja Austria-Ungari. Preisimaa siis tänases mõttes Saksamaa. Et tolleaegne oli Preisi siis keisririik. Ja siis liiguti suure armeega siis Venemaa poole ja Barclay de Tolly oli teinud siis sellise strateegilise plaani. Et ta sai aru, et Vene armee ei ole niivõrd suur ja niivõrd motiveeritud kui Napoleoni armee ja et see suutlikkus pealahingut anda, et seda ei ole. Muidugi Vene ühiskonnas oli väga suur nõudmine, kõik arvasid, et Vene armee on maailma tasemel ja nad saavad kindlasti Napoleonist jagu. Aga ta oli näinud, et tegelikult Napoleoni armee ja klass oli maailma tipp ja kindlasti see oleks lõppenud katastroofiga. Ja selle tõttu ta tegi strateegilise plaani, et plaani üks osa oli meelitada siis Napoleoni armee hästi sügavale Venemaale. Ja kogu sõjapidamise, selleaegse sõjapidamise kõige olulisem pool oli logistika. Ehk logistika, et sa võid midagi vallutada, aga kuidas seda logistiliselt hoida ja arendada, et kuidas hoida toita ära kogu see armee. Et see logistiliselt väga suur ülesanne, et sa pead ju toimetama armeele sõduritele toitu, hobustele toitu, et kõik käis ju hobustega. Et kui te panete nagu ennast sellesse ajaloo konteksti, et õiget teid ei olnud sellist nagu 4-realist teed nagu meil Tartu-Tallinna, et selline 500 000 meest, mis Napoleonil oli, pidi mööda külateed tulema. Et 450 000, 500 000 meest, mis Napoleon pani välja või liitlase armee pani siis Venemaa vastu välja, et see väga suur kogus, lisaks, et kõik tulevad ju see varustusmoon, mis on vaja tuua. Korralikke sildasid ei olnud, korralikke teid ei olnud, et kõik see logistika pool oli hästi keeruline. Siis ma toon näite, et hobune liikus päevas 25 kilomeetrit. Et mida pikemaks läks varustusbaasis su varustamine, seda rohkem hobusevankreid oli vaja. Ehk 100 000 mehe varustamiseks oli minimaalselt vaja 500 hobusevankreid toorainet või ütleme kõik laskemoon, toit, hobuste toit, riided. Et see tegelikult oli, kui me võtame 500 000 meest, siis iga päev oli vaja minimaalselt 2500 hobusevankritäit. Kui me võtame näiteks 250 kilomeetrit kogu sellest piirist eemale, siis me korrutame selle juba 10-ga, et sul on iga päev, sa pead teele panema 25 000 hobusevankritäit kaupa selleks päevaks, et see jõuaks, et kogu meeskond saaks toidetud, et sõdurid saaks toidetud, hobused saaks toidetud. Kus seda asja kõike teele pandi, kus see toit siis Moskvast saadeti teele? Ütleme, ühelt poolt oli
Vene armeel oli oma varustusbaasid olid eelnevalt olemas. Vene armee taganes, tal oli toit olemas, aga Napoleon ju, kui ta armee liikus, ta pidi oma varustusbaasidest tooma. Et see oli siis, neid ehitati küll siis nii Preisimaale kui ka Prantsusmaalt saadeti, aga kõige suurem logistiline operatsioon, et kui sõjas tegelikult, et kõige suurem osa mehi suri haigustesse ja suri nälga. Et püssikuulid läbi suri võib-olla 1/3 või alla selle isegi. Et kõige suurem nagu, ja näiteks kui see haavataid, siis haava paranemine oli ka, et haavad läksid mädanema ja see võimalus neid parandada oli, ravida oli tegelikult väga minimaalne. Et see on nagu logistika osas ja Barclay de Tolly sai, tema moto või tema arusaam oli sõjapidamisest või milleta on ajalukku läinud, et ta võitnud sõja, sisuliselt ta võitnud sõja ilma ühtegi lahingut võitmata. Et mis tundub ju väga veider. Et see on aga, et sa võid võita sõja nii, et mitte ühtegi lahingut võitmata. Et kui Napoleon tuli 450 000 mehega tuli ka Venemaale ja see oli juulikuu, juuli algus ja kui ta septembris oli Borodino lahing lõppenud augustis ja septembris Moskva vallutati ja Moskvat natuke hoiti, et tegelikult juba septembri lõpus ta lahkus ja see sõdurite hulk, mis pääses tagasi Prantsusmaale oli 5000 või natukene rohkem, et see tegelikult näitab, et enamik oli surnud nälga, külma kätte või haigustesse. Ehk tegelikult armee täielik häving. Ja kui me võtame ajaloos, siis ka Borodino lahingu, et selle üle on vaieldud, kes see võitis, kas ta jäi viiki või üldse keegi võitis. Et pigem ka osad Vene ajaloolased on ütlenud, et pigem Napoleon aga võitis või jäi viiki. Ehk tegelikult kõik need lahingud, mis Venemaal peeti, et ühtegi ju tsaari Venemaa ei võitnud. Et oligi tegelikult strateegiline eesmärk, et meelitada siis Napoleoni armee Venemaa sügavustesse ja läbi siis ümberpiiramise või toiduvarustamisteede äralõikamise see tegelikult siis ära hävitada. Ja mis oli taktika, et oligi Barclay de Tolly idee oli siis sellise üldrahvaliku kodusõja nagu korraldamine ehk rünnata Napoleonit ja tema vägesid just tema varustusteede nagu ründamisel. Ehk et kui ta ei saa toitu, siis need hobused jäävad, sõdurid jäävad nälga ja kõik, mis on nagu varustusteedel tavaliselt, kui armee ründab, siis on väga lihtne on see, et sa saad toitu siis rünnates ja sa varastades ja röövides. Aga mis tegi siis tolleaegne tsaari Vene armee, kui ta taganes, ta põletas kõik ära, jäi nagu põletatud maa. Ehk kui Napoleoni armee tuli peale, siis ta koha pealt seda toitu ei saanud. Ja see tegelikult tekitas talle probleemi, et see toiduvedu pidi olema. Aga see oli nõrk ja selle tõttu väga suur osa armees siis, kas siis selle käigus hävis. Aga kui ta seal taganes ja hävitas, kas ta siis mingid elumajad ka nagu täiega andis inimestele mingid teised maad kuidagi või et see kelle mure see siis oli? See tegelikult sellel ajal on kellegi mure, inimeste enda mure, et kõige kurvem oli, et see tavaline inimene sai selle sõjakäigu raames väga palju kannatada. Et kõik põletati maha, aeti ära, loomad tapeti ära, et see oli väga suur küüdja. Ja mida ka siis tegelikult Barclay de Tollyt süüdistati, et kuna ta on siis Balti-Saksa päritolu, et ta ka mõisad põletati ära, et tegelikult kõik oli närvis selle peale, et kõik põletatakse maha. Et kõik see nagu, kui Napoleon ründas, siis ütleme, see suund on üle Valgevene ja Smolensk ja kõik siis otse Moskva peale. Ehk Barclay de Tolly puhul süüdistati seda, et miks ta meelitab siis üle Moskva, miks ta nagu ei meelita Napoleonit üle Baltimaade, miks Baltimaade mõisasid ära ei põletata ja miks baltisakslastel on nagu elu nagu lill ja Vene mõisnikud kannatavad.
ja siis see tekitas sellise pinge, et ja miks üldse taganetakse, et miks ei anta pealahingut. Ja see pealahingu nõue, et kogu ühiskond nõudis, et armee on meil tasemel, ka armee ise tahtis võidelda, kõik oli väsinud taganemisest. Et ajaloos üldse nagu mida kõige rohkem Barclay de Tolly puhul öeldakse, et väga lihtne rünnata. Kõik kindralid ja kõik väejuhid oskavad rünnata, aga taganemislahinguid väga anda ja osata, et kui võtta nagu territooriumi poole pealt, et sa pead ju koordineerima mitmesaja 1000 mehe taganemist olukorras, kus sul õieti teid ei ole, et see peaks olema koordineeritud taganemine ja taganemise raames sa pead andma ka lahingut, mis on logistiliselt ülikeeruline, arvestades, et sellel ajal ei olnud ju telefone, ei olnud arvuteid, sidepidamine oli hästi keeruline, et kogu see korralduste ja kogu selle käskude ja kõikide selliste info edastamine. Et tänases infoühiskonnas see tundub nagu selline müstiline operatsioon, et kuidas näiteks, kui võtta laulupeol on 100 000 inimest, mitu sellist laulupea täit sõdureid sa pead, kes on päris orjad, kes on tegelikult, kelle haridustase võib-olla paar klassi, kes ei oska lugeda ega kirjutada õieti ja sa pead neid koordineerima, panema neid võitlema ühtemoodi, et nad võitleks, et väga keeruline ülesanne. Kus nad siis elasid, need sõdurid, ja kus see Barclay de Tolly ise samal ajal nagu elas? Või kuidas nüüd ühes kõik telke pol või kus siis elati? Elati telkides, sõjapidamine oligi suvel. Et sellepärast, et keegi ei olnud sõduritele pandud hotelle kinni või ei olnud. Kõik oli sellist väga lihtsas ja teine asi, et elati seal, kus parasjagu sai. Et ka ohvitserid siis elasid seal, kus parasjagu sai. Muidugi, mis see tähendab, kus parasjagu sai puu all, tegid kuusepuust endale? Ütleme ka Napoleoni magas telgis Barclay de Tolly ka, et olid natuke võib-olla ohvitseride jaoks oli paremad telgid, aga kogu see pool muidugi, et oli ikkagi nagu väga lihtne, et kui oli ründelahingud, et siis juba sõda läks Euroopasse, siis elati nagu kohapealsetes siis mõisates või kus oli parasjagu võimalik. Igatahes, et siis ta kogu aeg see Barclay de Tolly motto oli, et ilma võitluseta võita, eks ole, ja pigem nagu hakata taganema. Eks taganemise pool oli strateegiline suund, et näiteks sama oli Stalin õppis Barclay de Tolly pealt, et teise maailmasõja aegsed kogu see strateegia oli samuti oli ju Barclay de Tolly pealt, et meelitada Venemaal ja läbi Venemaa suuruse siis ja läbi logistilise teedevõrgu puudumise siis teine pool ära hävitada. Aga mis see Napoleon siis mõtles, et ta nagu nii julgelt sinna Moskva poole sammus, endal on august käes, september, varsti talv tuleb ja ta ikka nagu niimoodi läheb nagu lõksu sellesse, et kuule, et ma ei tea. Napoleoni sündroom. Ja, et tema arvas, et saab hästi kiiresti pealahingu anda. Et tema armee oli oluliselt tugevam, et ta saab kiiresti anda pealahingu, kui ta nagu ühe korraga hävitab selle armee ära, et siis peale seda Vene tsaar palub siis relvarahu ja on võimalik teha kiire kompromiss. Aga see strateegia ei töötanud ja isegi Moskva vallutamisel siis Napoleon palus, et äkki teeme siis mingi rahulepingu. Aga sellel ajal juba Vene tsaar sai aru, et see olukord Napoleonil on niivõrd kehva ja see lõppes täielike fiaskoga Napoleoni jaoks. Aga mis see rahuleping oleks andnud, et siis läheb rahulikult, Napoleon saab seal elama hakata või läheb rahulikult tagasi või? Lepitakse kokku näiteks, et siis sõjakahjud, kes see maksab, siis lepitakse kokku, et näiteks Inglismaaga ei tohi kaubavahetust olla ja peab kuulama Napoleoni sõna ja kogu erinevaid tingimusi, erinevaid võimalusi, et mis tingimusi on võimalik peale panna. Kuna seda rahulepingut ei tulnud, aga põhimõtteliselt ta nagu, ta saigi söök otsa, ta ei saanud seal hakkas taganema, aga tal polnud süüanda ja kõik lihtsalt nagu, kui ta tagasi kuhugi jõudis, siis tal polnud enam nagu... Ta sisuliselt oli kogu armee kaotanud või taganemise käigus ka
väga suur osa armeest siis kas siis külmus surnuks või nälgis surnuks. Et ta lootis taganemise käigus, et ta suudab siis liikuda kas siis Baltimaade poole või kuhugi, kus on toitu. Aga tegelikult tal ei õnnestunud, et ka Moskva ümbruses, kui nad Moskva ära vallutasid, et siis oli Moskva ümbrus oli ka toidust puhtaks tehtud. Et alati armeel on ka ju sellised varustusüksused, kes siis koha pealt püüavad seda toitu hankida. Aga seda toitu lähikonnas ei olnud, et kõik see toit oli kokku kogutud ja et seda armeed ei olnud võimalik toita. Täitsa teine küsimus, meil on ikkagi Mulgimaast jutt, on ju. Te ei tea, kas nagu Mulgimaal mulgid ka siis teadsid, et nende Barclayde tolli võitleb selle kuidagi sai võitu ja kuidagi enesuhkus ja niimoodi jess või? Kui näiteks Mulgimaal selle Jõgeveste valla talupojad läksid kuhugi võõrasse kõrtsi, siis legend on selline, et see uhkus oli niivõrd suur, et Vürsti valla talupojad tulid, et mitte lihtsalt talupojad, vaid Vürsti valla. Et ta oli vürst ja see oli nagu ka talupojad olid väidetavad siis Jõgeveste vallas olnud nagu sellise uhkemad ja tihti öeldakse, et kui tekib uhkus, siis tekib ka selline jõukus ja see on omavahel seotud, et mulkidel üldse laiemalt, et kui tekkis see mulgi uhkus, sul tekkis ka kohe nagu kohalik identiteet ja haridustase, kõik see on jõukusega natuke seotud. Aga kuidas see info sealt siis levis kuidagi sealt Moskva nüüd kas vallutati või seesama võideti nii, nagu ta seal seesama, et ta võitles ilma võitluseta ja kuidas see info siis nende talupoegadeni, kui ruttu ta jõudis see info sinna, et nad olid sellised vägevad? See rahva jutud, et ega ju sellel ajal, kui me mõtleme, millal esimest ajalehed tekkisid üldse lugemine ja kõik see pool, ja teine asi ka, mis tuleb arvestada, et ka see läbikäimine, et tavaline talupoeg heal juhul ta käis oma kihelkonna kirikus, surnuaial või kõrtsis, et tema liikumistrajektoor oli maksimaalselt selline 20 kilomeetrit. Et see uudis, et mis ta sai, oli kõrtsis või sai ta kirikus, et see oli väga limiteeritud, ja ega tavalist talupoega väga ei huvitanud, et mis siis ta püüdis ise ellu jääda, kuna oli päris orjus. Et kui me mõtleme, et mis siis on nagu, mis see Barclayde tolli võib-olla ka Mulgimaa ja Eestimaa jaoks kõige rohkem nagu muutus oli see, et 1813, kui Napoleon oli alistatud ja tsaari Vene armee hakkas liikuma Euroopa poole. Et siis tegelikult oli ka siit ligi 10 000 mobiliseeritud negrutit või talupoega, kes selle siis võitlesid, et need jõudsid Pariisi välja ja ka need baltisakslased, et kui rahvas hakkab liikuma, et pärast nad tulevad tagasi, nad on näinud, mis Euroopas toimub. Ehk tegelikult oli, et hakati nõudma muutusi, et tõid kaasa muutused, et kui 1814 vallutati Pariis, siis ja näiteks, et 2 aastat hiljem toimus Eestimaal kaotati päris orjus. 1819 oli Liivimaal kaotati päris orjus ja 10 aastat hiljem, 1825 oli ju Peterburis dekabristide ülestõus. Ehk tegelikult see muutuste laine tuli sellega kaasa, et me tahame elada paremini, me tahame samasuguseid vabasid õigusi nagu Euroopas ja kogu see igasugune liikumine, rahva liikumine, et kui sa liigud oma mugavustsoonist välja, see tekitab selle, et see tekitab toob kaasa selle muutused. Ehk tekkis ka muutuste laine. Et see oli kõik pinnas selle jaoks, et Eestis ka ärkamisaeg 50 aastat küll hiljem, aga tasapisi see tõi kaasa selle, et parem haridus, kõik see pool, ja 100 aasta pärast valmistas ette pinnase, et Eesti Vabariigi tekkeks. Et kui ta oleks selline samamoodi jätkunud, et poleks neid muutusi toimunud, et siis eks ta oleks lihtsalt nagu tiksunud edasi. Aga ühiskonnas tekkisid muutused. Mul on mõned küsimused. Ja. Ma saan aru, et Napoleon kogu aeg ründas ja Barclayde tolli nagu taganes. Kas vahepeal olid ikka sõjad ka või nad pidi ikka õrritama, et ta nagu ju tuleks, muidu ta ju
kogu aeg mööda musta ja põletatud maad kõnnid, siis lõpuks viskab ju üle, et see pidi olema ju selline, ütleme, oligi nagu teadlik taganemine, aga samas pidi ju näitama, et see entusiasm nagu otsa ei saaks, sest tegemist on ikkagi ju tuhandete kilomeetritega, mis see rinne läks. Ja kus ta siis lõpuks nagu seisma jäi nii-öelda, et kas siis lõpuks rünnati ja tehti ots peale või siis lastigi nagu minna? Siis selline lugu, et muidugi, et kogu aeg anti ju lahingut. Anti lahingut ja see toimus siis nii, et kogu aeg nagu andis lootust, et nüüd tuleb pealahing, nüüd tuleb pealahing, nüüd tuleb pealahing. Taganedes muidugi on äärmiselt keeruline, et anda seda nagu pealahingut. Aga siis, et muidugi ka mehi motiveerida, et miks me peame jälle taganema. Ja Napoleoni soov oli ju see, et piirata armee ümber, et Vene armee, et ka Vene armeele oli siis, kui detailsemaks minna, et siis oli Bagratoni juhitud teine armee ja siis Napoleon või Barclay de Tolly juhitud esimene armee. Ja see oli siis need kaks nagu siis erinevat armeed, mida siis Napoleon püüdis, et need ei ühineks omavahel ja ei moodustaks ühte tugevat armeed, ühte nagu rinnet. Aga need lõpuks nagu suudeti liita kokku ja meelitada järjest see Napoleon nagu Moskva poole. Et seal on muidugi väga palju detaile, et seda nagu 2 tunniga ära ei räägi, et see on eraldi on selline väga hea Rein Helme raamat, et mida ma soovitan, et kes tahab detailsemat ja kindlasti ma näitan ka, et sellise pildiga, et see on kindlasti ühe korraga nagu seda, et seda tuleb mitu korda lugeda, et siis saab nagu sellest õhustikust ja kogu sellest pildist nagu aru, et mis võib-olla pead siin mõtlema suvel mingit ülikooli tegema Barclay'd seal Jõgevestel vaata. Ma arvan, et see maht on nii suur ja see arusaamine, et seda ühe korraga, et see kogu see poliitiline pilt ja laiem, et ja ühe raamatuga kindlasti on keeruline edasi on. Uku jagas meile siin teadmist, et mis on, kirjutas et selles mõttes, et ta nagu täisnimi Michael Andreas von Barclay de Tolly. Et see on nagu selles mõttes Ukul on nagu, loetakse, et Tollide poole pealt on veel kitsam Karl von Toll ja need Tollid, et seal on neid nüansse nagu terve rida. Et see on, et Tollid. Siis ta oli et Soome kindralkuberner ja Vene sõjaminister ja neid tiitleid ja asju oli tal päris palju. Et ta oli esimene Soome kindralkuberner samamoodi. Et kui vaadata nagu rahvusvaheliselt, et siis ju, et tal neid sidemeid või ütleme, neid lülisid erinevate rahvastega, et see Soome teema, Vene teema, Saksa teema, Austria teema, ehk oli liitlasvägede juht Prantsusmaa, et neid samamoodi Inglismaa, et ta tegelikult saariga külastas 1815 ka Inglismaa Londoni nagu külastus, et neid sellist huvitavaid linke on päris palju, et Sotimaa teema kindlasti. Aga võtaks nüüd siia, mitte nüüd päris lõpetusse, aga meil on tund aega käinud siin juba, et seesama see Borodino lahing oli nüüd ära, ta ühtegi seda võitmata, tema jäi sinna Moskvasse, kas nendel süüa oli ja kunas ta nagu Eestisse siis jõudis ja kuidas ta võib-olla, või ta oli tal pere, kuidas ta suri ja seega lõpuks jõuame sinna surma juurde. Et kuidas tema seal Moskvas läks, temal oli süüa? Tegelikult nagu tähetund, mis seal ütleme, üks pool oli see kõik see Borodino ja Venemaine, aga miks teda nagu hinnatakse, on peale Borodino lahingut, kui Napoleon hakkas taganema, siis Vene tsaariarmee siis liikus edasi Pariisi poole ja 1814, vahepeal oli ka terve rida muid lahinguid, need ta võitis muidugi, et kõik lahingud, mis oli väljaspool Venemaad, et mis siis oli seal ta enamasti nagu võitis, et seal on ikkagi Leipzigi rahvaste lahing ja neid lahingud on, neid on nii palju, et ma võin siin 2 tundi. Ärme kõiki nimeta ja muidu me jäämegi, et hulluks, et kui selle kõik need detailid rikkuse välja tuua. Aga siis ka võib-olla tähetund on
1814 siis märtsikuus, kui oli Pariisi vallutamine. Et kui Napoleon vallutas Moskva, siis Moskva põletati maha, kättemaksuks siis nagu nõuti, et Pariis põletatakse ka maha. Aga Barclay de Tolly ütles, et seda ma ei tee, et ma Pariisi maha ei põleta, siis ta Pariisi lahingus, siis ta võitis Napoleonit ja siis oli tükiks ajaks oli Napoleon alistatud, nii kaua kui Waterloo lahingus siis ta lõplikult siis alistati ja saadeti siis asumisele. Ja ilma saadeti. Aga siis, kui ta tagasi tuli, ta oli suur kangelane. Ta oli ikkagi väga nagu austatud ja armastatud, et ta oli uuesti nagu tõusnud selliseks staariks, et kõik said aru, miks oli ta strateegia õige ja et see strateegia viis selle Vene armee võidule. Ja siis 1800 paar aastat siis peale seda Pariisi vallutamist, siis 1818 ta oli raskelt haige ja ta suri. Et kogu selle Borodino lahingus, ütleme tema vaprusest rääkida, et tema siis all väidetavalt, et oli lahingu möllu keskel, langes 8 hobust. Ta pidevalt vahetas hobuseid, et milline kuulide ja kahurikuulide ja püssikuulide nagu ütleme lend ümber tema oli ja kui palju tal oli sõjaõnne. Et need, kes on siis memuaarides kirja pannud Borodino lahingu nagu sellist õõvastavat pilti, kui palju nagu tegelikult mehi suri ja kui palju suri kindraleid ja hobuseid, et peale sõda oli isegi kõik sõda näinud sõdurid olid väga nagu mõlemalt poolt oli väga vapustatud, et see oli väga jube pilt olnud, ja mõlemad siis armeed väga motiveeritult nagu võitlesid, et see esimest korda, kus ka Vene armee näitas nagu väga kõrget motivatsiooni võidelda. Ehk tegelikult see hukkunute hulk oli väga kolossaalne, et selle aja kohta. Siis, aga ta sai haavata, ta oli nagu mitmel korral juba enne saanud haavata, sisuliselt ta liikus ainult parem käsi, et ta oli ühest teisest käest oli haavatud ja see oli ka tegelikult üks põhjus, miks ta nagu ka läks reservi ja puhkusele ja 1818, kui ta sõitis Preisimaale tervisevetele, siis ta langes või suri, ja suri Preisimaal siis Kaliningradi, tänases Kaliningradi nagu oblastis, et kus on ka siis süda maetud, aga siis põrm on maetud siis või kogu ta keha maetud siis Jügevestele. Süda on maetud sinna Preisimaale? Preisimaale. Mis mõttes? Süda või? Sellel ajal nagu oli selline traditsioon, et siis võeti välja süda ja maeti sinna. Okay. Aga siis, kui ta suri, et see oli muidugi väga suur nagu šokk, et oli väga hinnatud, ta oli ka keiser Aleksander I külastas siis Jõgevestet, Mulgimaad, et keiser käis ta abikaasa juures ja oli jutt, et kus siis ta maetakse, et muidugi taheti, et ta Peterburi maetakse, aga siis abikaasa nagu otsustas, et Jõgevestele ja siis, et see oleks väärikas, siis Peterburi parimad arhitektid siis kujundasid selle mausoleumi ja see ehitati paari aastaga valmis ja sellest sai nagu üks selline maamärk, ja siis just see tema nagu muidugi Pariisi järgselt, et ta sai vürstiks, et neid vürste sellise tiitliga aadlik on suhteliselt vähe Venemaal, et kogu tema nagu roll ja siis, et see tõsteti nagu ausse ajapikku muidugi, kui hakkas tekkima Vene sovinism, et seda rolli nagu püüti pihustada ja vähendada ja toodi seda Kutuzovi rolli nagu rohkem esile. Aga paljud ajaloolased on, kes on püüdnud sellist ajaloolist tõde nagu tuua siis uuesti välja, et siis on just toonud selle Barclay de Tolly rolli Borodino lahingus, et sisuliselt Borodino lahingus ta päästis ära Venemaa
ja samuti ka edasised terve rida lahingut, et ta oli väga andekas väejuht, ta ei kartnud, ta julges võidelda ja ta oli siis alati nagu oma vägede nagu eesrindel, ja väga strateegiline juht, et just see strateegiline mõtlemine. Logistika, eks ole, sinna alla. Logistika ja kõik ja ka Vene just sõjaväereformid, mida ta tegelikult väga palju tegi, et ta moderniseeris seda armeed, et väga nagu ettevaatav pilk ja selline väga nagu tulevikku vaatav, et haritud mees ja julge ja omakasu püüdmata, et tal ei olnud sellist omakasut, ja tema jaoks oli nagu oluline tsaari teenimine. Kuidas ta siin siis Jõgevestel, et sai natukene olla, et kas ta siin sa ütlesid juba, et need talupoega teda vist väga kokku ei puutunud või kuidas see niisugune? Ikka puutus, et eks ta suhtus ju talupoegade tagasiside oli nii palju, kui on memoaarides ju kirjutatud, et väga austati, et kuna ta oli väga selles mõttes lihtsasti nagu suhtles, et seal ei olnud mingit väga suurt seisuse vahet. Teine asi, üks legend, mis ta väidetavalt oli ka teinud, et peale Borodino lahingut oli võtnud Eestimaalt ja Liivimaalt pärit eestlased kokku ja tänanud lahingu eest. Et see on ka üks legendidest. Ma ei tea, kas see tõele vastab, aga see on nagu selline asi, mida üldjuhul ei tehtud. Kui ta võtnud kokku kuhugi punkti, tänanud, mis see tähendab, nagu teinud õhtusöögi välja või? Väejuht kutsub kohale ja tänab, et selles piirkonnas pärit mehi, väidetavalt siis kas eesti keeles või seda täpselt ei tea, aga see, et üldse nagu ära märkimine seda tavalise talupoja jaoks, kes on nagu värvatud sõduriks. Et üldse sõduriks teenimise kohustus tekkis alles 19. sajandi alguses, et varasemalt Eesti ja Liivimaalt pärit talupoegadel seda ei olnud. Ja aga see äramärkimine, et siis nii, ma vaatan, siin on küsimus Egonil, jah, et see, et nagu ma mainisin ajaloo poole pealt, et seda ajaloost, nagu Puškingi ütles, et seda ajaloost ümberkirjutamist ja väljakirjutamist, et neid katseid on palju. Siis on küsimus, kas Barclay de Tollil oli ka järeltulijaid. Barclay de Tollil oli kasulapsi terve hulk ja oli oma poeg. Et pojal siis laps ei olnud, aga kasulastel oli küll lapsi, et sealt nagu see Barclay de Tolli nagu liin liigub edasi ja ka vürstitiitel liikus tänu siis tema siis õepojale edasi, et keda ta siis kasvatas, et õe tütre pojale liikus see vürstitiitel nagu edasi, aga siis õe tütart ta kasvatas ja tal oli kasulapsi, et keda ta siis, et sellel ajal oli nagu tavaks, et selline kasulaste siis pidamine. Et näiteks seal oli, kuna suhteliselt noorelt surdi ja siis oli tavaks, et kas siis õde või vend võttis need lapsed ja kasvatas ja või keegi teine sugulane, et siis oli selline kasulaste pool oli täiesti, siis mis on ka muidugi laste kohta öeldud, et väidetavalt siis Jõgeveste kandis oli selliseid pikka kasvu Barclay de Tolli moodi talupoegasid, et poeg oli kasutanud ka esimese öö õigust. Et selliseid sohilapsi olevat olnud ja kingiti neile talusid ja sellist nagu legende nagu on, et sellist Mulgimaal sellist Barclay de Tolli vereliin jookseb sisse, aga ma ise ülikooli lõpetasin esimesele töökohale läksin, siis oli Eerik-Juhan Truuväli, kes küll alles lahkus ja kes on Jõgevestelt pärit, siis tema puhul ma alati tegin nagu nalja, ma ütlesin, et tunda on, et siin ei ole päris Eesti talupoja veri, et selline pikka kasvu Barclay de Tolli moodi vaade ja strateegiline mõtlemine ja et seal peab olema rohkem seda verd. Siis Uku siin küsib,
et negrutitel 25 aastat sõjaväekohustust ja et üldjuhul oli, kui värvati negrutiks, siis see negrutite protsess on päris põnev, et kuidas külad puhastasid kogukonnad ennast, et keda saadeti negrutiks. Negrutiks saadeti sellist natuke mässajad, et mõisnik vaatas, et kas siis mässajad, vargad, natuke ühiskonna või kogukonna jaoks halvemad siis inimesed, et püüti läbi selle negruti võtmise seda küla või kogukonda puhastada, et hoida, distsiplineerida. Ja negruti puhul tähendas see seda, et kui kedagi oli värvatud negrutiks, siis ta 25 aastat heal juhul teenis, tavaliselt ta nii palju nagu vastu ei pidanud, et need sõjad olid suhteliselt intensiivsed ja väga palju negruteid hukkus, et siis kui ta selle 25-aastase teenistusperioodi lõpetas, siis kas ta oli täiesti sant ja ta oli vallavaene. Et nad tulid tagasi, nad olid tegelikult sandid ja vaesed. Et see oli tegelikult katastroof, kui sind võeti negrutiks, et selle negrutitel väga suurt nagu lootust ei olnud. Kuigi ütleme, ma toon näiteks ka Napoleoni sõjaväes, et kuna seal oli ka negrutitel võimalus teha karjääri, et suur osa Napoleoni marssalitest oli sellised lihtsad talupojad, kes siis läbi vapruse tõusid väejuhtideks ja läbi teenistuse, et see oli väga motiveeriv. Et läbi selle siis oli ka väga paljud siis Prantsuse talupojad näitasid vaprust ja läbi selle tegid karjääri. Aga Vene armees seda ei olnud. Nii, siis on küsimus, mis on selle südame varastamise saagas saanud. Et ma nende kahe varastamise teema osas ma ei oska öelda, et kas Jõgeveste mausoleumi rüüstamine lahenes süüdlaste osas ja kas südame varastamise saagast on midagi saanud, et see on, et selle osas peab tegelikult küsima äkki mausoleumi teised osalejad pärast teavad, aga tead, Siim, teeme võib-olla mingid lõpulaused, lõpetame selle salvestamise ära ja siis saame, kui võib-olla keegi teine teab neid asju, et siin me oleme jõudnud juba tema surmani, kõik üles lugeda, kuidas ta tublilt seal hobustega siis seal võitles on ju, et ka 7-8 hobust langes temale, tema ikka veel mitte, eks ole. Et need oleme välja toonud tema selle moto, et võidan ühegi sõja võitmata. Või ütle see lause uuesti. Et kuidas on võimalik võita sõda ilma ühegi lahingut võitmata? Et sõja võitmine ilma ühtegi lahingut võitmata. Et see on see lause, mis tuleb nagu ka tänapäeva ellu üle tuua, et kuidas teha ettevõtlust nii, et sa kedagi teisi nagu ei hävita, eks ole. Jah, et see on nagu, et sa liigud ja siis teine, võib-olla ajaloo mõistmise poole pealt, et Barclay de Tolly suurust, et meil on ka tihti öeldakse, et Laidoner, kes on ka ju Mulgimaa taustaga, et või neid suuri sootsed, suuri Mulgimaa väejuhte, et kas siis et kuidas siis, et kas siis Barclay de Tolly oli suurem või, et see roll Barclay de Tolly oli Euroopa vägede juht. Võtame Sootsi ja Laidoneri, siis oli Eesti, et see suurusjärk oli natuke teine, et ikkagi juhtida suuri armeesid, et kui me võtame ligi 1 miljon meest, et seda sellise suurusjärgu väejuht, et neid on ikkagi väga vähe Eesti ajaloos, et praktiliselt ei olegi, et see. Just, et ma arvan, et tunnikene ülevaade on olemas, kes tahab rohkem, saab tulla rohkem seda uurima Mulgimaale, Jõgevestesse ja me saame nüüd jätkata niimoodi, et igaüks saab küsida, et siis me ei lindista seda enam. Et aitäh kuulamast ja järgmine kolmapäeval meile uued teemad, et ma lõpetan nüüd salvestuse ära. Okei. Nii.